Tere kõigile! Loodan, et tänaseks juba mõnepealisele Junkmani püsijälgijaskonnale ja ka kõigile uutele vaatajatele, kes siia on sattunud selle auto kuulutuse alt. Täna meie ees siis 2011 aasta BMW X5 E70 mudelitähisega, kui ma ei eksi, 3-liitrine ühe turboga diisel, see 180 kilovatti ja läbisõidunäidik on meil 272 000 kilomeetri juures. Ja lähme kohe asja juurde. Teeme siit väikse ringi ümber auto. Olen mina nüüd siin tiirutanud, alati pildistan enne, siis filmin ja ei jäänud nagu väga midagi silma. Auto on siis just täpselt enne filmima asumist puhtaks pestud ja näeb väga viisakas välja. Alati mida mulle meeldib toonitada, on see, et tihti ei kiputa sellest aru saama, aga tegemist on kasutatud autodega. Olles seda maininud, siis ütleks ikkagi, et see auto on mulle praegu midagi väga silma jäänud. Ma saan aru, et ma teen siin väga kiire ringi ümber, aga tõesti, kui ma siin ka nüüd jälgin seda autot, siis väga viisakas väljast, vaatame siit eest lähemalt. Kuna esimene osa on alati selline ohutsoon, kus siis kivid ja igasugused muud tahked objektid võivad sattuda auto tee peale, aga isegi siin, siin ikka, kui me nüüd väga lähedale tuleme, siis on näha, et autot on ikka kasutatud ka, siin on näha kivitäkkeid, aga see on täiesti tavaline. Kui autoga sõidad, siis jah, kahjuks liikumine toimub edasi suunas ja teinekord jäävad mõned sellised tahked objektid ka teil ette. Ja sealt tulevad ka väiksed sellised kosmeetilised vead, aga muidu ei ole midagi väga välja tuua. Et selline väga, väga viisakas auto väljast. Vaatame siis sisse kohe edasi. Mingisugune selline tumedama šokolaadi pruunikas sisu. Sellel on kindlasti oma mingi kindel nimi. Mina selliseid asju autode puhul ei jälgi väga. Näete, siin on mäludega istmed. Ja seetõttu ma ka ei tea, mis selle ametlik nimetus on. Aga sees samamoodi väga viisakas, lähme kohe ülesse. Panoraamkatus, aga ütleme selliste sama perioodi uhkemate BMW-de puhul kipub olema see üsna tavapärane, et see ei ole eriskummaline. Ja siit seest ka isegi rool ei ole väga kulunud, kui nüüd aus olla. Ma just tegelikult eile ostsin endale F07 535D GT, läbisõitna 100 000 suurem, 90 000 ja rool on oluliselt rohkem kulunud. Ja mis ma võib-olla tähele panin siin natukene, see iluliist on oma aja mõneti ära elanud. Aga ega ei ole väga midagi välja tuua, sest auto on üldiselt heas korras. Sellise läbisõiduga kasutatud auto kohta taga jätkub sama teema. Aknakatted on siin olemas. Ja ei ole väga midagi välja tuua teile siin. Auto on ka 7-kohaline. Teen siit pagasiluugi lahti, see on elektriline, loodan, ma sellega hakkama saan. Sain läbi häda, aga saime hakkama. Siin on nüüd natuke kola autost, ärge seda tähele pange. Lisan siia ka klippi ilma kolata. Ja tagant samamoodi seal vandenõuteoreetikutele seal katte all ei ole midagi peidus. Et kõik on täitsa tavapärane. Need istmed tulevad siit alt ülesse ka. Seda mina täna siin ei hakka teile demonstreerima. Et kes neid lahti ja kokku tahab voltida, tulgu autot vaatama. Ja sukeldume kiirelt kapoti alla ka. Vaatame, kas ma saan ühe käega kapoti avamisega hakkama. Ma vist enam-vähem täpselt tean, kus kohas see käib. Apsti, saime. Vaatasin ka siia mootori vahele. Olles just eile ostnud siis ühe sama mootoriga auto, väga kuiv tundub kõik, et selles suhtes nagu väljast mainitud sai korduvalt, tundub selline väga viisakas korras auto.
selle läbisõidu kohta, et siin ei jää isegi, mina siit pealt vaatan kiirelt, ei jää isegi silmad kuskilt niiske oleks, välja arvatud siis roolivõimu paagikene, mis ma võin teile öelda, et on suht kõigil kasutatud autodel niiske. Suvel oli mul E65 7. seeria 745i, kergelt selline rondine roolivõimu paak niiske ja ilmselt kui ma eile ostetud F07 535D GT roolivõimu paagikest vaataksin, siis see on ka niiske. Aga jätame selle kõrvalise mulja sinna paika ja lähme proovisõidule. Ega mul siit väljast teile nagu rohkem midagi ei olegi. Ja seest, ja kapoti alt, ja pagasnikust. Cold start ei ole, autoga sõidite minu juurde, mina sõitsin siia, aga paneme ta käima ja sõidame natukene lähemale tegelikult. Ärme puhumist nii kõvaks pane ja lähme sõitma. Autol on olemas huud, mille fänn mina kindlasti ei ole. Ma ausalt ei tea, kus kohas see kinni ka käib, aga siis sõidame selle huudiga. Ma ei ole kindel, kas see jääb GoPro pildi peale. Teeme siis sellise väikse proovisõidu tiiru siit. Kokku sattumus, eile just ostsin F07 535D GT ja esimene asi, mis ma võin kohe öelda, on see, et need kastid on sarnased, aga sellel autol toimetab natuke sujuvamalt. Ja sellel autol, mis mina eile ostsin, on läbisõit muidugi 90 000 kilomeetrit suurem ka. Aga see kast toimetab nõksa sujuvamalt, on tunda kohe. Et ma ei tea, mis järeldusi sellest teha saab, aga selline tähelepanek. Vaatame, ma mõtlesin siit väikse niisuguse testiringi ka välja. Ja ma mõtlesin, millest ma üldse siin räägin, et ju võiks ühelt poolt nagu sisustada faktidega autost, aga teisalt nagu ma nagu ei näe vajadust, et lihtsalt rääkida millestki, et kogu oluline info saab kuulutuse juurde ilmselt kirja ka. Kui midagi mainida tohib, siis ma ei ole sellest panoraamkatusest veel sotti saanud, et ühelt poolt selline niuke riskikoht, väga vahva lisa, aga mainin ära praegu video tegemise aspektist, et suurepärane koht, kuhu GoPro'd kinnitada iminapaga ja muudab filmimise väga paindlikuks. Aga nagu kuulete, lamellrehvid all, eile sõitsin 160 kilomeetrit naastudega koju, sellise ilma puhul mõnus, vaikne, naudin. Mingid kõrvalisi helisid, nagu näiteks võiks olla rattalaagri undamine, ei ole. Ja niimoodi me siin kruiisime, las ma mõtlen, kas ma püsikiiruse hoidja nuputan ka välja siit. Ma nüüd väga kogenud BMW driver ei ole. Okei, saame ilma hakkama, ma ei oska seda tööle panna, aga ma oskan käiku vahetada. Vasakule läheb nii-öelda sportmoodi, sportrežiimi ja lükkad ette, et vahetada alla. Ja tõmbad taha, et vahetada ülesse. Ma ei tea, ilmselt enamus inimesi ei sõida nii. Siin on valitsad ka muidugi, eks. Jaa, väga oluline tähelepanek. Ilmselt enamus inimesi ei sõida nii, aga mina ka automaatkastiga pidurdan käiguga, sest mulle lihtsalt meeldib nii. Okei, let's race. Tegelikult päris üllatav, nagu arvestades, et see on tohutu suur auto. Okei, mingi race car driver Škoda tuleb mööda, las ta läheb oma teed. Ma ei hakka talle siin ette minema. Tundub, et tal on jube kiire kuhugi.
okei. Võttis oma, kuhu ma tahtsin jõuda. Suure autoga on tegemist ja üllatavalt hästi liigutab see 3-liitrine 180 kilovatine ühe turboga minu teada mootor seda suurt kere. Oi, väga mõnus. Selle eile ostetud BMW-l mul ei ole valitseid. Saab vahetada käiguga alla. Miks on hea vahepeal diiselautol ka pöördeid üles lasta? Kes teab vastust? On see, et ei tekiks TPF-iga probleeme. Ma mõtlesin, et lähme siit majade vahele natukene. Võtame siit natuke serva ka. Nagu ikka linna džiibijuhid võtavad teinekord siit. Nagu näha on, sealt on puhtaks sõidetud ilusti. Saame selle 0,1 sekundit sealt tagasi ja 15 kilomeetrit tunnis kurvikiirust juurde. Aga miks on hea vahepeal diislil pöördeid üles lasta, on see, et vältida TPF-iga probleeme. Ilmselt väga paljud diisli inimesed ei saa aru sellest. Töristavad linnas oma diisliga, siin 1200 pöördega ja siis mootor on tahma täis. Et sellepärast ma arvan, et eriti just diiselautoga ka väike selline käiguga pidurdamine vahepeal on automootori tervisele hea. Eksperdid võivad nüüd muidugi tulla ja parandada mind, kui ma eksin. Siin on paar head tüpekat, ma vaikin siin ja kuulame ära, mis meil siit tuleb. Jah, vähemasti veermikust ei tule midagi. Taga pagasnikus nagu midagi tundus, et nagu nagiseb, aga meil on üks siin veel kindlasti. Ma lähen siit ikkagi, kuna on kõrgema autoga tegemist, no oleme 50-ga peale. Gaas maa. Jah, veermikust vähemasti ei tulnud midagi. Taga pagasnikus ma kuulen küll, et midagi nagiseb. Kas üks on vist veel? See on mul tavaline jooksuring, aga ega ma neid lugenud ei ole, vist on ju 3 tükki nii. Lähme jälle 50-ga peale. Jah, taga pagasnikus igastahes tundub, et midagi nagiseb. Ja lähme siin, mõtlesin, et ma tean, seal üleval Tabasalus on, siin on üks metsavahelõik. No nii, suurepärane võimalus. Lähme off-roadime ka natukene. Nii-öelda off-roadime. Siin on jah selline uus arenduse tee. Siin mulle meeldib käia teinekord suvel pildistamas, aga mõtlesin, praegu siia ei tule. Siin on praegu ilmselt veits nagu rohkem räämas, et suvel on toredam. Aga ma ei tea, jah, autost ma ei oska suurt midagi tarka rääkida. Slippery. Seal taga saame ringi keerata. Ja lähme vaatame väikse off-road sektsiooni ka. Kui see nüüd minu auto oleks ja ma enda jaoks filmiks, siis ma teeks seda. Aga kuna see ei ole minu auto ja ma ei filmi enda jaoks, siis me ei tee seda. Vaid me kultuurselt kasutame platsi ja keerame ringi. Tahaks veel midagi tarka rääkida, aga üldiselt nagu vist ei ole. Siin on igast nuppe asju, mingi sportrežiim, mingi auto high. Ma eeldan, et see on mingi high režiim käigukastil. Ma ei ole kindel. Ka minu 535-l on see nupp. Ma ei vajutanud seda eile. Ma eeldan, et see on auto high, mis siis ilmselt tähendab, et ta kasutab siis kõrgemaid käike kogu aeg võimalikult, sest siin oleks nüüd hea tark olla. Ma ei tea täpselt, mis käigukastiga on tegemist ja kas sellel 535-l on sama, aga igastahes see nupp on olemas ja 535-l on ta 8-käiguline. Siin ma tõesti ei tea. Vähemasti näidikute plokk on vähe teistsugune, et kuivõrd on need autod sarnased ja kuivõrd erinevad. 535 puhul siiski tegemist ju sõiduautoga ja see on maastur, Jeep, mis iganes ta meil on, aga nii tuleb see oluline sektsioon. Tähelepanek,
ma ei ole siit kunagi sõitnud, ma ei tea, kas siin ringi saabki pöörata, aga lähme vaatame, kuhu me siit jõuame. Lähme siit hardcore off-roading. Vähemalt siin saab ringi keerata. Nii, ops, ühest oksast läbi, aga õnneks ei ole täitsa võõras auto, nii et ma loodan, et ta andestab mulle. Siin on kellelgi mingisugune väike selline pargikene ja no kuna keegi on siit sõitnud, ausalt öeldes, kui ma ise oleksin siin olnud just ja ma siin rattajälge ei näeks, siis ma ei sõidaks siin. Aga kuna keegi on siit läinud, siis noh, kuidas on öelda, et kui üks idioot juba läks, siis teine võib järgi minna. Lähme siit tagasi. Ja ega tegelikult vaatame, et ma siin autot ära ei rihi. Liiga põõsasse ei sõida. Tõmbaks siit ka kokku selle ülevaate, et väike proovisõit ka siia lõppu, väike off-roading ka. Nii palju, kui me siin linnas saame off-roadida. Et kui auto vastu huvi tunnete, siis ilmselt kas minu või omaniku kontaktid saavad kuulutustesse. Ja võtke julgelt ühendust, automaks on 3 nädala kaugusel. Sellel autol peaks tulema 1000 eurot esimene ümberregistreerimise tasu. Aga aitäh neile, kes vaatasid ja mina ütleks omalt poolt siit kohtumise nägemiseni järgmistes videotes.